Hello! See on minu elutuba. Mina olen Eglid ja täna 1. märts ja siis ma mõtlesin, et valime koos teiega mul uued raamatud välja. Tegelikult see näeb välja niimoodi, et mina valin raamatu ja teie vaatate, olete mingi cool või mitte. Nii et jah, jube kaugel on. Minu raamaturiiul on siin, või meie. Siin on tegelikult minu osa natuke siin üleval. Pärast nendele, see võiks olla parem, ma veel otsin oma süsteemi, aga et siis on siia, siis on natuke põnevam. Ragnar kõrval siin on tööd ülevaate. Kõigepealt on märtskuu, ja see tähendab, et meil on raamatuklubiga oma raamat. See on mul siin olemas, seda ma näitan, see on siis esimene valik. Saame välja ka. Mad Woman. See on siis, ma ei oska eesti keeles kunagi neid raamatuasju öelda. Ta on vist natuke thriller ja natuke kaasaegne ilukirjandus. Ja me täiesti juhuslikult valisime selle raamatu, siis ma saime aru, et naistepäev on ju märtsis, nii et see on nagu äge, et see on nagu Mad Woman. Ja raamat on isegi ilus. Näitan teile tagumist pilti ka, võite pausile panna, kui tahate lugeda. See on siis esimene raamat, see on nagu kind of kohustuslik kirjandus. Järgmine on? Mul on assistent tuli appi. Järgmine... No vaat järgmisega nüüd ongi niimoodi, et mul nüüd hetkel rohkem kohustuslik kirjandus siin ei ole. Mul üks raamat on küll Beautiful Ugly, ma panen selle nüüd siia kuhugi. See on siis minu ühe Hollandi raamatuklubi raamat. Aga mul on igatahes sellised plaanid see kuu, et ma tahaks lugeda mingit seksuaaltervise teemalist kirjandust ja siis hakata järjest siit oma raamaturiiulist lugema raamatud, mida ma kõik olen kokku ostnud. Ehk siis nagu mitte jälle osta uusi või laenutada, et nagu oleks nagu loetud. Aga ma arvan, et tegelikult teine raamat on see Come Together. Ja Ragnar on väga hea assistent. Nii. See on siis teaduskirjandus või nagu selline, mitte nagu fictional on ju. Siis see mul silma, et see räägib siis ühest paarist. Üks paar on seda kirjutanud, kes räägib just nagu seksist nagu paarisuhte vaates ja kuidas siis nagu seksi hoida värskena ja minu meelest see on nagu väga äge, et just nagu selline paarisuhte teemaline. Näitan siis tagant ka. Nii. Ma isegi ei tea. Tegelikult ma mõtlesin, et ma nüüd lugesin eelmine kuu Onyx Storm, mis on mul siin, aga mul väga meeldis, aga see oli nii nagu intens, et ma nagu veits otsin tagasi ennast fantaasia lugemisega. Aga nüüd ma tunnen, et ma võiks lugeda isegi fantaasiat ja mul on hetkel siin 2 raamatut, mida ma võiks lugeda. Mõlemad ma kindlasti ei loe, ma arvan, sest siis läheb natuke, ma arvan, paljuks. Kõigepealt mul on üks on Powerless. See peaks olema tegelikult ka Young Adult fantaasiasari. Seal on ka mitu osa. Ma olen seda nagu näinud kuskil Instagramis, TikTokis. Ja teine variant on Quicksilver. See on mul praegu selline kõva kaaneline. Ta on mul ka tegelikult, siit tagant on nagu, ilmselt tunnete selle raamatu teise kaane järgi ära, mul on siin siuksed nagu topeltkaaned, vaadake, ma näitan teile. See on ka suht cool, vaadake, siin on nagu selline mõõk peal. Aga vaat ma arvan, et te tunnete selliste kaante järgi ära. Seda on siis, see on see põhikaas nagu. Vot. Ja ma ei tea, kumba lugeda. Praegu tegelikult see Quicksilver on just hiljuti ilmunud, nii et see hype on nagu võib-olla suurem. Powerless on juba, seal on juba vist mingi 3 osa kirjutatud. Ma veits tahaks vist seda Quicksilverit lugeda, ma arvan, sest et seda nagu väga kiidetakse ja praegu saab siis nagu hype'iga kaasas olla. Nii et ma arvan, et ma võib-olla selle võtangi. Kuigi see on ikka päris pikk ju. Oota, vaatame, palju lehekülge siin on. Üle 600. No, võtame, proovime. Tavaliselt, kui ma ikka joo sisse saan, ma loen suht ruttu ära. Nii et 3. raamat siin. No ütleme, et jah, 3. raamat, siis me räägime minu raamaturiiulist. Mul on siis üks, mis on siis nagu veel, mul ei ole seda. Või ma ei ole kuskilt laenutanud. Paneme selle Powerlessi tagasi. Powerless sobib nende õhupallidega siit ülevalt üsna hästi. Nüüd mul on 2 raamatut jäänud, ma arvan, et need tulevad mingid romansid, sest et romantikaraamatuid on nagu lihtsam lugeda. See valik on siin päris suur. Ma toon teile kõik näitamiseks. Oi, ma just tegin oma raamaturiiuli enam-vähem korda täna, aga here we are again. Mul on siis 4 raamatut siin kohe pakkuda. Tutvustan teile.
esimene on siis selline raamat valikus. Part of your world. Selle ma sain tegelikult oma armsa sõbranna Liili käest. Me tegime veebruaris siis sõbrapäeva puhul siis sellist raamatute vahetust. Õhtu ka siin taustal. Ja ma olen tegelikult nii-öelda sedasama autori ühte raamatut lugenud, mis jääb nagu siia samasse seeriasse, et nii-öelda 3 raamatuseeria, kus siis kõik, võib-olla isegi nüüd tuleb vist 4 sinna samasse seeriasse, kus siis on nagu sama maailm, aga need lood ei ole nagu kuidagi seotud oma vahel. See on siis tegelikult see seeria esimene raamat, aga no ei ole otsest vahelt, et ma lugesin ühte nagu enne, aga ma arvan, et mulle väga meeldis toonade kirjutusstiil ja see lugu. Nii et seda võiks nagu ju lugeda. Teine on Love of my Afterlife. See on just nagu uus raamat, see vist ilmus nüüd eelmine aasta. Ja seda väga kiidetakse ka. Selle plott on nagu selline, et üks naine sureb ära ja siis ta läheb nagu nii-öelda taevasse ja kohtub seal, saab siis teada, et on olemas nagu the one true love on ju. Et ta pole kunagi nagu suhtes olnud, et see ongi ta esimene suhe, et saab aru, et see ongi see nagu kõige õigem. Ja siis ta saab teada, et tegelikult tehti mingi eksitus, et ta peab maale tagasi minema, aga talle antakse nagu ultimaatum, et kui ta leiab selle nagu mehe üles, ta ei tea, mis ta nimi on, kus ta pärit on, noh, nad ei jõududki nagu kontakteeruda, siis ta saab ta nagu nii-öelda, siis ta saab nagu tagasi sinna taevasse, on ju. Ja sellest ma hästi paljud kiidavad seda, sellepärast ma nagu tean see lugu nii hästi. Siis eelmisega tegelikult City Girl ja Farm Guy ja Age Gap. Vot, nii, siis on mul siin First Time Callers, see on reaalselt üks ilusamaid raamatuid, mida ma olen kunagi näinud. See on ka üsna uus, see reaalselt vist ilmus nüüd 2025 algus. Räägib siis ühest nagu mingist raadiosaatest, kus siis inimestel tekib mingi armulugu, ma reaalselt rohkem ei tea mitte midagi. Aga ma ostsin ka selle raamatus just selle nagu, et tegi väga palju seal nagu sotsiaalmeedias tuli esile. Õhtu hakkab mängima täpselt siis mängudest, kui ma alati mingid filmi teen või videokõne või midagi, see on nii naljakas. Ja siis viimane raamat, mis mul on valikus romance'is on Hello Stranger. See on siuke kõvakaaneline mul kollane, sinine. Ma lugesin just jaanuaris Catherine Centeri uut raamatut The Rom-Comers. See mulle väga-väga meeldis. Ja siis mõtlesin, et tavai, et noh, vaatan, mida tal nagu veel on, et tal on ka The Bodyguard, päris tuntud siuke kollane, aga et seda ma nägin siis jagas. Selle raamatu mõte on just see, et ta on üks kunstnik, see tüdruk on ju. Ta on maalikunstnik ja tal on väga head portreed on ju, aga et siis midagi vist, kui ma õigesti mäletan, tal juhtub midagi ja ta tekib siis siuke mäluhäire, et ta unustab kõik näod ära nagu. Ehk siis noh, temale, kes ma unistab portree, see on süli nagu dramaatiline. Ehk siis ja rohkem ma tegelikult ei tea, siin on väike koer ka. Vist veel teate, kui raske valik see praegu on või? Ragnar, mis sa arvad, mida ma võiks lugeda nendest 4 raamatust? No tegelikult ma vist saan isegi 2 valida. Mis sa mulle näitad? Kas sa kuulsidki natuke, mis ma rääkisin või? Ei kuulnud, vabandust. Okei. On mul vist mikker kukkus maha. Mida või? See on nii mina. Oodake väike accident. Aitäh. Mikker tagasi. Tehnilised viperused. Vahe. Noh nagu selline... See ei ole. See sulle ei meeldi H-Cap. Sorry, Liili. Et tegelikult need kõik, seda raamatut, nendel on hästi kõrged reitingud. Nende 2 kohta ma ei tea nii palju. Ma oleks alguses valinud seda kunstniku oma, aga siis sa rääkis sellest. Siin on nagu see, et kõik teised raamatud on see, et võib-olla keegi kohtub kuskil midagi juhtub, aga siuke veits ummäärane. Aga siin on nagu mingi... No sellest ma tean seda plotti nagu nii hästi juba, aga... Et ma võtaks sellest, et siin on nagu see põnev. See on, ma arvan, väga põnev. Seda mulle Liili ka soovitas. Nii, teine ka. Üks võib olla siis varu variant, et ma pean tegelikult... No siis teine on see sinine. Sinine või? Tavai. Ragnar otsustas. Väga põnev. Tavai. Aitäh sulle. Siis on tehtud valik. Näitame teile ka. Mul juba natuke hakkab hirmus, kui ma seda hunnikut vaatan. Siuksed raamatud siis... Ehk siis teeme väikse short recapi. Love of my Afterlife. Romance. Natuke fantaasiaga. Ups. Hello Stranger.
Romance, ma arvan, noh täielikult. Quicksilver, see on nii heavy. Ai, see on nii suur pahandus. Aga ma arvan, et see tuleb hea. Mulle väga meeldib Fantaasia. Ja see on nagu, ta on romantis õigemini, et seal on ka siukest armastuslugu nagu Come Together, siis mitte ilukirjandus ja Mad Woman, raamatuklubi raamat. Vot. Ja ma näitan teile oma raamaturiiulit ka, nüüd see on muidugi täiesti tühi, aga siis vähemalt saate nagu näha seda. Ma keeran oma selle teistpidi. See on minu see põhiraamaturiiul, siit on nüüd kõik need raamatud on ju ära eemaldatud. Aga siin ta siis on, mul on tavaliselt siin ees olnud ilukirjandus, nendest 4-3 mul on loetud, need on lihtsalt siin nii-öelda, noh, ma natuke tahaksin ümber teha. See on siin Beach Read, see on siuke special edition, see on reaalselt mu lemmik. Kusjuures see on mu lemmik Emily Henry raamat ka. Selline, soovitan väga. Siit näitame seda väärt ka. Ma panen ta siia praegu niimoodi. Want on raad, mida läänes ühelt sõbrannalt. Come as you are on väga üks mu lemmik seksuaaltervise teemalisi raamatuid. Ja siis, ma näitan teile, see on ka minu lugemispäevik, seigi oma väga-väga lahe. Kasutan seda. Ja siis ma korraks võtan siit eest ära, tõstame, nii. Siin on minu siuke seksuaaltervis, usk, selline kombo. Ma liigutan seda, siuksed sügavad riiulid. Siit pole väga hästi näha. Kunagi ma tahaks teha nagu sellise eraldi sektsiooni endale raamat, mis mul veel lugemata on. Siin on veel ka nagu mingid hollandikeelsed raamatuid, sest ma hollandi keelt ju ka oskan. Natuke näitekirjandust, meditsiini, kõik asjad. Ja siis siin üleval on mul siis see The Empyrean Series ehk siis Fourth Wing ja kõik muu selline kombo. Ja siin on väike book lover kaart, see on mul Hollandist ühest raamatupoest. Armas pilt Ragnariga ja siin on minu siuke bookmarking collection. Pliiatsid, markerid, tabid, järjehoidjad. Vot. See on siis minu raamaturiiul. Nii et jah, ma loodan, teil oli põnev ja saite ka motiveeritud raamatuid lugema. Vot. Tšau.